nüüd on see brändi hääl. Küll ma olen hädas olnud selle brändi hääle kirjeldamisega ja selle õpetamise ja juhendamisega, et kuidas neid tekste ikka kirjutada niimoodi, et see brändi tunnetus tuleks sealt välja. Et tegelikult peabki küsima lihtsalt siukse lihtsa küsimuse, et sa kirjutasid valmis reklaamteksti, aga kas see reklaamtekst annab edasi brändi väärtusmaailma? Sealiha 350, et milline see Rimi väärtusmaailm siis peaks olema, et sa ütled sealiha 350 ja sa kirjutad selle suurelt välimeedia peale, et nüüd sealt tuleks välja see Rimi tunnetus. Jah, tõepoolest, seal on punane värv, seal on logo, seal on mingi rimilik nagu layout, aga ikkagi äkki annab sinna lisada midagi sellist juurde, mis ikkagi ka seda väärtusmaailma annab edasi. Rimil on muideks Eesti kaupluste kettidest üks üsnagi tugev ja selgelt eristuv bränd ja üldse on tore vaadata Eesti kaupluste kette, kuna tundub, et nad on niivõrd universaalsed, niivõrd üldised, et neil puudub igasugune iseloom, siis tegelikult mida aeg edasi, seda jõulisemaks nende iseloom muutub ja see on selge tundemärk sellepärast, et konkurents ajab brändid tugevamateks, iseloomulikumateks, eristavamateks, sellepärast, et kui sa ei mäleta, ma käisin seal poes, ma ei mäleta, mis pood see oli, siis järelikult see bränd ju tehti ju tühja, see iseloom ei tundki välja. Ei olnudki oluline, kus kohas ta käis. Aga kui me teeme reklaami, siis on täpselt sama oluline, et aga kes see seda reklaami teeb? Et Eesti kõige jõulisema ja ära tuntavama sotsiaalmeedia presentsiga on siis Lamu, minge vaadake Lamu kõike tekste ja kodulehte ja artikled igal pool, mis tal on, et väga selgelt sealt tunned, sa loed seda teksti, sa tunned ära, see on Lamu ilma, et sinna oleks kogu aeg kirjutatud Lamu, ilma logota, sa tunned selle brändi ära. Nüüd, kui me tahame täpsemalt küsida, et aga mis seal siis peab olema ja mida seal kindlasti ei tohiks olla. Ja nüüd on siis vastuse teed, et alati pead olema sõbralik, ei pea olema sõbralik. Sa pead alati olema humoorikas, sa ei pea olema humoorikas. Sa pead alati sinatama, sa pead alati teietama, sa pead alati olema nagu tehniliselt korrektne või siis sa võid olla ka tehniliselt enam-vähem, mida umbes paned paika. Nii et siin tuleb nagu mingisugused ka faktiliselt paika panna, et see juhend oleks pädev, sellepärast, et brändi hääle paika panemisel, kui te lähete vaatate näiteks internetist nagu juhised nagu Tone of Voice, siis seal mõned ütlevad, et paneb paika nagu ja siis kuidas brändi hääl välja näeb, et siis nagu asjalik, ma ei tea, ametlik ja sõbralik, umbes mingi 3 sõna pannakse paika, mis minu meelest on täielik jama. Kui sa annad suvalisele inimesele ette 3 sõna asjalik, ametlik ja sõbralik, siis ta võib selle 3 sõna alusel kirjutada ükstapuha millist teksti. See ei tähenda üldse, et see brändi hääl, et see bränd sealt välja tuleks. Brändi hääl peab olema 2, 3, 4 lauset ja selline, et võõras inimene loeb selle läbi ja ta saab aru, kuidas peaks seda teksti siis kirjutama. Vaat selline peab olema brändi hääl. Aga ma saan aru, et see on keeruline, aga meil ongi siin nagu basic loeng ja me räägime nagu fundamentaalteadmistest, et seda peab hakkama nagu rakendama ja see nõuab oskust, see nõuab proovimist. Mis tunne peab jääma reklaamtekstide lugemisel, ei vajagi nagu selgitust, mida kindlasti mitte kirjutada brändi hääle sinna kirjeldusse. Ei tohi olla kunagi brändi hääles kirjeldatud, mida tuleb reklaamidest rääkida, vaid peab olema kirjutatud, kuidas sa räägid sellest, sest et brändi hääl paneb tonaalsuse paika. Ei tohi brändi hääles kirjeldada ettevõtted, väga paljud teevad seda viga ja ma olen neid iseseisvaid töid, mida ma oma koolitustel ikka annan, nagu ma ei tea, kümnete viisi parandanud, kus on ikkagi kõik ütlevad, et et ta on selline ettevõte ja ta on selline umbes siis sealt kusagilt peab midagi välja tulema. Brändi hääl peab väga konkreetselt paika panema selle, kuidas kirjutatakse ja kuidas väljendub brändi hääl kogu ettevõtte kommunikatsioonis. See ei pruugi ainult tekstid olla, aga tekstid on kõige olulisemad. Sageli kiputakse brändi häält panema paika hästi lakooniliselt. 3 sõna. Ma ei leia, et see õige on, sellepärast, et 3 sõna põhjal ma võin ükstapuha, kuidas kirjutada. Ja kuna ma olen ise ka reklaamiagentuuris ja agentuurides töötanud, siis ütleme, siin on tüüpiline näide see, et kuule, kirjuta mulle nagu selline tekst, pane sinna umbes midagi sellist, siis pärast see copywriter tuleb, toob selle teksti sulle ja see tekst on nagu mingi kuul pähe, et sa mõtled, kuidas sa sellist asja nagu said üldse kirjutada, kui ma sulle niimoodi ütlesin. Ja siis hakkad mõtlema, et aga jah, tõepoolest, iga inimene saab ju erinevalt aru ja sellepärast tulebki brändi hääl väga selgelt ära kirjeldada.